tervist! Leidsime poistega sõna otseses mõttes selle suve intensiivõppuritega üliägeda materjali kodulehelt Probably Good, tõenäoliselt hea. See on niisugune portaal, kus meeskond aitab leida rahvusvahelisi töökohti. Ja see ei olegi nii vähetähtis, kuivõrd ehkki Eestis on siin Raplas poolsada, Tartus 500, Tallinnas mitu tuhat vaba töökohta, mingil müstilisel põhjusel ikkagi ei saada tööle. Tõenäoliselt Eestis probably ei ole asi nii rajult läinud arvuti ja robotite valda värbamisel. Kui sa tahad minna välismaale imet vaatama, siis sa pead teadma vastust küsimusele, kuhu teie tööavaldused tegelikult lähevad. No nii, üha enam ei vaata neid esimesena üle mitte inimene, vaid kandidaatide jälgimissüsteem, tarkvara, mis aitab organisatsioonidel avaldusi sorteerida ja filtreerida. Nendel süsteemidel on iseärasusi, mis võivad teie avalduse tagasi lükata põhjustel, millel pole mingit pistmist. Kui selle teksti kirjutaks eestlane, siis ta lisaks sõna mitte mingit, millel pole mitte mingit pistmist teie kandidaadi kvaliteediga. Nothing personal. Siin on 2 peamist, mida meeles pidada, puudu on üks sõna. 2 peamist. Tarkust ja või nippi. Häkk. Siin on 2 peamist nippi. Tarkust stiili küsimuseks, mida meeles pidada. Esiteks parsimisvead. Punkti ja sõna vahel tühikut ei ole. Järgmise pooldis kirjutatud sõna puhul sama. Tühikut ei ole. Ja mis siin siis eriline olukord? Ma ei teadnud, mis see on. Nüüd tean. Parsimine ehk syntaksi analüüs on andmete või teksti sõnade AI overview kruttis meile muuseas väikese koleda vea. No ei, see näeb välja nii. Sõnade lugemine ja tükeldamine väiksemateks struktureeritud osadeks, et arvuti saaks neist aru ja neid töödelda. Kuidas see toimib ja kus seda kasutatakse? Vahepeal kirjutas mulle siia hieroglüüfid, aegsasti hiina keel selgeks mehed. Arvutiteaduses ja programmeerimises programm loeb lähtekoodi andmevorminguid, kontrollib selle vastavust reeglitele, tegelikult siis nende, ja muudab need struktuuriks, mida arvuti saab täita või millest vajaliku info välja võtta. Keeleteaduses analüüsitakse lausehitust, sõnade seoseid vastavalt keele grammatika reeglitele ja 3. igapäevaelus
Veebilehitsejad parsivad HTML koodi, et kuvada sulle veebilehte ja rakendused loevad serverist tulevaid andmeid. Näe siis. Mitte midagi müstilist. Parsimine. Parsimisvead. Platvormid skännivad. Me kirjutame eesti keeles täpid peale. Skännivad. CV-sid ja kaaskirju. Teate küll, küsitakse motivatsioonikirju, et automaatselt asjakohast teavet eraldada. Eristada, by the way. Eristada. Siiski on neil raskusi teatud tüüpi vorminduse ja kujundusega. Kui ats ei suuda teie avaldust korralikult lugeda, siis on värbamisjuhil raskem hinnata teie sobivust ametikohale. Värbamisjuhtidel on piiratud aeg, mida raskem on teie avaldust atsis üle vaadata, seda väiksem on tõenäosus, et nad seda läbi vaatavad. Parim viis selle vältimiseks on hoida vormindus, eriti pool lihtne. See tähendab tabelite, külgribade, sidebar tegelikult me ütleme ikka, külgribade, piltide ja kõige muude. Piltide ja kõigi muude päiste või aluste vahele peidetud. Võtame ära päiste või aluste vahele peidetu vältimist, kuna need kipuvad rutiinselt kahe silma vahele jääma. Inimesel tundub ka olevat robot kõrve vahel, kõrvu. Näie suht-koht punaseks läheb see asi meile. Robot tegi, aga ta teeb ka sinu edu väljavaated, nii et kui sa ei ole sellele toilale mõistetav, siis on kellad. Teiseks, sobivusskoorid. Paljud ats-teenused pakuvad sobivusskoori või vastekoori, kus S jäi robot. Vasteskoori, no näe. Nagu sa märkad, nad teevad mehiselt vigu. Nii Google AI, millega ma sain teada, mis on parsimine, kui ka nüüd siin seesama metarobot, mis hindavad automaatselt avaldust töökuulutuse alusel ja annavad värbamisjuhile hinnangu. Need skoorid genereeritakse sageli teie CV võrdlemise teel kuulutuses kasutatud täpsete terminite või märksõnadega ning üha enam kasutatakse selleks tehisintellekti, mida räägime õppijatega koolis, kui sa kuhugi kandideerid. Esimene asi, pärast kuulutuse läbilugemist tee lahti selle ettevõtte kodulehekülg. Spikrid on seal, mis sõnastus, mis inimesed, mida väärtustavad. Seda sa peadki kirjutama oma kaaskirja ja juba töökuulutuses eneses on reas isikuomadused, mida oodatakse. Sul hakkavad need kohe olema, usu mind. Palun spikerda töökuulutus ja tööpakkuja kodulehekülg. Mul on teile selle teksti lõpetuseks hirmus hea pärl. Autor Hanna Eliste. Niisiis, vaste
skoori, mis hindavad automaatselt avaldust, töökuulutuse jada. Need skoorid genereeritakse sageli teie CV võrdlemise teel kuulutuses kasutatud täpsete terminite või märksõnadega. Kuna tehisintellekt on roninud sinu ja teise inimese vahele, tee endale teene ka siis, kui need terminid on oma sõnastuse vahel. Kasuta seda. Ma teen oma õpetaja kutseportfooliot koostades sama. Säilenõtked värgid küll, oli veel üks jubege sõna. Toimepidavus. Säilenõtke toimepidavus, kuna need on näidises. Ma loomulikult istutan need oma teksti sisse. Aga ma ikkagi kirjutan ise oma tekstid, aitäh. Kuule, kui kirjanik ka kasutaks ainult tehisintellekti, võt siis oleks maailma lõpp. Niisiis, sobivusskoori saamise hõlbustamiseks on oluline tava peegeldada ametijuhendi sõnastust. Eriti oluliste loetletud kriteeriumide puhul. Alternatiivse sõnastuse kasutamine võib viia madalama hinde saamiseni, isegi siis, kui tegelikult sobite hästi. Ära sa jumala pärast ole loov. Või muidu. Näiteks, kui töö nõuab kogemust BSL 2 laboris, peaksite kirjutama just seda, mitte kogemust inimeste haigusi uurivas laboris. Ole täpne. Need ei ole näpunäited veenva avalduse või CV koostamiseks. Tavaline koma. Ei taha mina näha keset teksti semikat. See on hoopis teine oskus. Enne punkti ei ole tühikut. Kuid me eeldame, et paljusid avaldusi kas ei vaadata või alahinnatakse neid liigselt levinud tarkvara iseärasuste tõttu. Ärge oodake, et suudate süsteeme ära mängida. Jutumärgid algavad alt ja äramängimine on tegelikult eesti keeles üle kavaldada või siis ka välja mängida. Ehk siis, et suudate välja mängida samaväärset robotlikku mustrit, nagu valdab, või siis üle kavaldada. Ülekavaldamise parim meetod ongi täpselt nende väljendite kasutamine, ka siis, kui need on säilenõtkelt taristu, laristu, kuristu, poiki, kurgus sul. Jah. Tasub veenduda, et teid asjatult ei diskrediteerita ega välja ei sõeluta. True that. Lisateabe saamiseks vaadake meie artiklit tehisintellekti kasutamise kohta värbamises, mis käsitleb erinevaid viise, kuidas tehisintellekt muudab tööotsingut, sealhulgas mida ma siin vaevlen? Printeril on selle koha pealt tahma osas. Mis aru, mis sõna see on? See on lühem sõna kui platvorm, teenus, süsteem, tööriistade kaudu ongi tools. Sealhulgas tööriistade kaudu. Siis on selle teksti teine osa, kas otsid mõjukat rolli
Ja selle teise osa juures on väikesed trikid, nipid, pakkumised. Siin on mõned hiljuti meie tööportaali lisatud töökohad, mille üle oleme elevil. Me ei ole millegi üle elevil, mille pärast oleme elevil, excited, õhinas. Ja teate, mul käsi kibeleb üht nendest maha tõmbamast. Esimene väga ilus Eurogroup for Animalsi toidupoliitika poliitiline nõunik. Yummy. Ja teise ma tahaksin sellepärast maha tõmmata, et maailm on täis juudi viha. Juudi sotsiaalse mõju karjääri stipendium, juudi sotsiaalse mõju võrgustikus, väikese tähega juudi. Et see tekst oleks sulle sümpaatsem, ma peaksin selle maha tõmbama. Aga ma ei tee seda. Vaatan ilusaid, absoluutselt mitte kondents pilvekesi ja jätan selle alles. Fortify Healthy vanem kvaliteedijuht, hingamisteede kaitse programmi ametnik ettevõttes Blueprint Biosecurity, laiendusprogrammi juht ettevõttes ML Alignment and Theory Scholars Mats, valitsuspartnerluse juht Anshis. Sinu teenistuses oli Probably Good meeskond. Nagu ma ütlesin, ma leidsin Hanna Elliste värske teksti, mis mulle nii hirmsasti imponeerib, et ma loen selle teile ette. Keeran naapidi selle käigus näidates neid pilvi, mis ei ole contrail. Mitte sellest. Niisiis. Hei. Hanna Elliste kirjutab, kui oled juba aasta aega uut töökohta otsinud ja jõuad faasi, kus sa enam ei saa järjekordset äraütlemist vastu võtta. Iroonia on selle asja nimi. Hea värbamismeeskond. Täname teid huvi eest minu kandidatuuri tagasilükkamise vastu. Olen teie äraütlemiskirja hoolikalt läbi vaadanud ning mulle avaldas muljet teie otsustusprotsess ja pühendumus teiste kandidaatidega edasiliikumisele. Paraku olen sel aastal saanud juba väga palju äraütlemiskirju. Enamasti neid ei saada, vaikus saadakse. Seetõttu olen päris põhjalikku kaalumist otsustanud, et ei saa teie äraütlemist praegu vastu võtta. Tänan veel kord julguse eest minu kandidatuur tagasi lükata ning soovin teile edu teiste kandidaatide tagasilükkamisel. Ootan huviga peatset teie meeskonnaga liitumist parimate soovidega, Hanna Elliste. Tõesti prima. See on üks naer läbi ammu otsa lõppenud pisarate. Ja nii ongi. On pakkumisi Alaskale, Austraaliasse. Maailm on väike ümmargune koht. Sa leiad oma töökoha. Truudus, fookus, distsipliini. Vot siis, nii palju parsimisest. Go, kõik läheb hästi.